Tere kõigile! Marko siinpool ja täna alustame videoseeriaga. Alustame algusest, kuidas teha kodukino. Ja miks sellega uuesti pihta hakata? Lihtsalt sellepärast, et ma ei ole rääkinud piisavalt hästi, piisavalt arusaadavalt ja ajendi selliseks videoteks andis mulle tegelikult see, et ma lugesin jällegi foorumist, kuidas inimene ostis valed asjad. Ostis enda jaoks täiesti valed tooted ja ostis neid veelgi juurde. Ja tegelikult ta raiskas ära tohutult raha. Jah, raha võib raisata, aga seda tuleks raisata mõistlikult ja nii, et sa tead, et sa ostad selle, et kas see läheb raisku või aimad vähemalt, et kas sellest on sulle kasu, aga lihtsalt ostes arvates, et jah, mida rohkem kõlareid, seda paremaks läheb, seda ägedam on, niimoodi tihtipeale astutakse ämbrisse. Ja ei mõista, miks see heli läheb kogu aeg kehvemaks, mitte paremaks, sest kõlarid tuleb rohkem, asi peaks minema aina paremaks, aga ei lähe. Ja et teil kõigil läheks seda raha vähem raisku või kui raiskate, et te saaksite aru, et te raiskate seda tegelikult, siis selle mõttega need järgnevad videod on tehtud. Ma loodan, et ma seletan seda piisavalt selgelt ja arusaadavalt, et milles on see valikute põhimõte. Sest ega seda ei ole lihtne teha ja mul endal kulus selleks aastaid ja aastaid, et ma saaksin üldse aru, kuidas ma pean neid kõlareid valima. No esiteks muidugi sellepärast, et ei olnud olemas internetti sel ajal ja palju tuli nii-öelda ise läbi elada ja aru saada. Aga hiljem, kui internet juba tekkis, siis sai ka palju juurde muidugi loetud teiste kogemusi ja arvamusi, et mismoodi see asi töötab. Ja sellest on olnud ka palju abi. Ja kuna te praegu olete internetis ilmselgelt, siis ma loodan, et te saate ka nüüd abi ja täiesti eesti keeles.